tere hommikust, kaasaegsed naised. Aasta algus on võimas. Selles suhtes, et isegi kui ei ole päris täpselt nii uus aasta, uus mina mõtteviisi, siis sellel on ikkagi omamoodi äge power. Ja ma täiega usun sellesse, et kui sina otsustad sel aastal, et aitab ootamisest, aitab passimisest, aitab sellest, et ma ootan, et kõik oleks ideaalne, et mul oleks täielik enesekindlus, mul oleks kogu info ja päriselt otsustad minna ja teha seda, mis sina oled ette nähtud tegema, siis see tuleb võimas aasta. Ja hõikasin välja, et igal nädalal 52 nädalat järjest jagan siin Facebooki laivi kaudu mõnda lugu. Ja nii paslik, kuidagi täna tuli mulle hommikul postkasti, ma võtan kohe selle ilusasti ette, Clement Stone'i tsitaat. Ja selles mõttes see on üks fraas, mille ta treenis sisse igasse inimesse, kellega ta päriselt, kes tema jaoks töötaks. Ja see fraas oli seda, et tee seda kohe. Ja sellega seoses mul tuli kohe lugu, mida siis teiega jagada. Ja tegelikult oligi aasta 2023 kevad ja ma istusin Zoomi kõnes, nagu te praegu minu laivi vaatate, aga ma olin Zoomi kõnes ja just oli lõppenud koolitus, mis kestis 3 kuud, et kuidas tuua turule oma esimene online kursus, mida päriselt tahetakse osta. Ja see kursus oli just lõppenud. Mina ja mitusada teist naist üle Euroopa istusid seal Zoomi kõnes ja Zoomi see koolitaja tegi siis parasjagu, me tähistasime, et kuhu me jõudnud oleme ja ta tegi uue pakkumise. Ja see uus pakkumine oli 12 kuud siis grupi mentorlust temaga edasi. Ja selle juures on seine asi, et ma selle 3-kuulise kursusest olin maksnud 3000 eurot. Ja see olin teinud oma esimese online kursuse, aga ma ütlen ausalt, selle 3 kuuga ma ei olnud ühtegi senti tagasi teeninud. Ja nüüd see koolitaja tegi uue pakkumise. Ja see 12 nädalat grupi mentorlust grupis, seal oli siis umbes 60 naist, oleks selles grupis olnud. See maksis 12 000 eurot. 12 000 eurot grupi mentorlust, et temaga koostööd jätkata. Ja ma ei olnud ju sentigi raha tagasi teeninud selle esimese investeeringu koha pealt. Ja mu abikaasa juba ütles, Annika, sa oled napakas, et sa iseendasse investeerid. Et keegi veebis ütleb sulle midagi ja ajab, et võta minu raha ja sina annad oma raha. Ja loomulikult, kui see pakkumine tuli, siis taaskord tuli mulle silme ette see, et mida mu abikaasa sellest arvaks. Missuguse näoga tema mõtleks, kui ma ütleksin talle seda. Ja ta on ülipraktiline. Ja tema pigem oleks see, et meil on 5-liikmeline pere. Issand jumal, selle 12 000 euro eest võiks käia mitu korda perereisidel, et luua mingisuguseid mälestusi. Ta on ka väga pikaajalise vaatega, et see 12 000 võiks olla ka üürikinnisvara sissemakseks. Et liikuda selles suunas, et oleks see finantsvabadus ühel päeval. Ja tahate ausalt teada?
see, mis mu abikaasa arvas, ei olnudki tol hetkel see kõige hirmsam asi. Kõige hirmsam asi minu peas oli mõte, et mis siis, kui see ei tööta. Ja ma ei tea, kuidas sinuga on olnud. Sa oled siin kaasaegse naise grupis. Me ärikliendid ja palkis endale. Kui ma 20 aastat tagasi keskkooli lõpetasin, ma olin veidi see inimene, kes ei teadnud, kelleks ta suureks saada tahab. Aga ühiskonna pealt oli ju, et mine õpi head eriala, siis sa saad heale töökohale, siis sa saad hea palga, siis sa oled edukas. Ja tol hetkel oli põhimõtteliselt valikud ju, et kas sa lähed õppima arstiteadust, õigusteadust, majandusteaduskonda, ettevõtlust, eks ju, või siis ka IT hakkas väga populaarseks saama. Ja kui ma mõtlen ettevõtluse peale, siis ma mõtlesin, et ei, mis asja, mina, ettevõtja, ei, minul küll midagi sellist ei ole. Ja ma täiesti viskasin selle idee ära. Minu esimene selline päris töökoht oli Tartu teaduspargis projektijuhina, kus ma siis igapäevaselt tegin erinevaid sündmusi, üritusi, tegin koostööd nende Tartu teaduspargi ettevõtetega, kes olid väga erineva profiiliga. Ja ma vaatasin neid inimesi seal ja mõtlesin, et issand jumal, kui ägedaid asju nad teevad. Aga mina ei ole ju selline. Minu järgmine töökoht oli ajujahi projektijuht. Ajujaht, alustavad ideed, mentorid ümber ringi, inimesed tulevad lihtsalt ideega ja viivad selle ellu. Ja vaatasin neid inimesi ja mõtlesin, et vau, neil on mingisugune oma mingi asi. Ei, kes olen mina? Ja siis ma olin suur fänn kõigil nendel startupi häkatonidel, Garage 48, lähme, teeme, lendame peale. Mu järgmine töökoht oli Microsoftis, kus ma alustasin ka sellega, et ma töötasin meie kogukondadega, sealhulgas startupidega. Näiteks Bolt, kes tol hetkel oli Taxify, et nad tuleksid Microsofti platvormile, et siis see on Microsoftile kasulik, kui nad rohkem Microsofti tarkvara kasutama hakkavad, kui nad kasvavad. Ja siis ma ikkagi mõtlesin, et issand, kui ägedad inimesed on need, kes on ettevõtjad ja teevad oma asja. Ja 20 aastat oli mööda läinud. Ja ma olin oma peas mõelnud, et see võiks äge olla. Aga ma ei olnud kunagi ühtegi sammu astunud selles suunas, et päriselt oma asja tegema hakata. Ja nüüd ma istusin seal Zoomi kõnes. Ja see küsimus, et kõige hirmsam asi on, mis siis, kui see ei tööta. Siis küsimus tol hetkel enam ei olnudki selles, et kas see programm või see koolitaja või mis iganes see saab olema, et kas see on nüüd nagu maailma tasemel ja parim asi mulle. Küsimus oli selles, et kas ma istun aasta pärast siin samas arvuti taga või kuskil mujal ja mõtlen oma peas, mis siis kui. Ja teate mis? Ma võtsin selle registreerimislingi, avasin selle teises aknas, klõbistasin sinna oma krediitkaardi info ja panin ennast kirja sellele järgmisele sammule, mis oli 12 kuud grupi mentorlust. Ja ma ütlen ausalt, ma nimetan seda oma elus just kui selline joon liivas hetkeks. Oli versioon minust enne seda ja siis on see koht, kus ütleb, aitab. Mul ei ole seda, et ma olen kunagi päriselt valmis. Mu finantsid on mingisuguses paremas seisukorras. Tähtede seis on parem.
ei. See oli otsus investeerida iseendasse ja sellesse, et ma hakkan liikuma. Ja tänu sellele järgmisele sammule, sellele 12-kuulisele commitmentile, ma nimetan seda ikkagi pühendumust iseendasse, et ma võtsin päris suure investeeringu ette, et ma nüüd hakkan tegutsema. Ja see aitaski kaasa sellele, et ma hakkasingi tegutsema. Ma muutusin tänu tegutsemise kaudu enesekindlamaks. Ma õppisin asju juurde ja ma lõpetasin ära selle ootamise. Ja tulles tagasi selle Clement Stone'i fraasi juurde. Tee seda kohe. Mitte hiljem. Mitte siis, kui sul tuju on. Mitte siis, kui tingimused on ideaalsed. Kohe. Clement Stone mõistis midagi, millest enamik inimese ei saa kunagi aru. Et erinevus edu ja ebaedu vahel ei ole teadmistes. Ja see pole isegi tahtmises, sest ma ju mõtlesin, et ma võiks ühel hetkel olla ettevõtja. See on lõhe selle vahel, et mida sa tead, mida teha ja versus see, et mida sa päriselt teedki. Ja enamik inimesi justkui teab, et nad peaksid investeerima iseendasse. Nad teavad, et nad peaksid mingisuguseid teadmisi lugema, eks ju. Nad teavad, et nad peaksid inimesena kasvama, aga nad kunagi ei tee seda. Nad ootavad, lükkavad edasi ja justkui lasevad sellel lõhel aina kasvada. Minu puhul 20 aastat see mõte, eks ju. Ja kuni sellest tõesti saab päris suur kuristik, mida nagu on väga raske üksi ületada, sest seda infot, mida kõike ma pean tegema, on nii palju. Hirmus, õudne. Ja küsimus sulle ja sina, et kas täna hommikul, praegu nüüd, oled valmis sina selle lõhe ületama? Kas sa oled valmis tegema seda, mida sa tead, et sa peaksid tegema, aga sa ei tee reaalselt? Kas sa oled valmis seda nüüd tegema? Mitte hiljem, vaid nüüd kohe. Ja see pole lihtsalt mingisugune hea harjumus. See ongi edu fundamentaalne nagu vundament. Ja ma tahan siia, kui sa oled jõudnud selle laivi või salvestuse lõpuni vaadata, pane mingi emotsioon siia, siis ma tean, et sa oled seda vaadanud. ja siis mul on rohkem energiat, eks ju, teha neid järgmisi lugusid. Aga kui sa tead, et sul oleks vaja enda kõrvale kedagi, kes aitaks sul luua selgust, aitaks selles, et sa hakkaksid tegutsema, siis ma panen siia lõppu ka kutse oma 4-päevasele tasuta üks-ühele, sina ja mina siin veebiteel väljakutsele, kus vaatame, kus sa oled, kuhu sa tahad liikuda ja kuidas sinna jõuda kiiremini, efektiivsemalt, tõhusamalt. Ja ettevõtluses asjad ei pea toimuma, et ma pean üksi kõigega hakkama saama. See oli see, mis mind hoidis tagasi. Sel hetkel, kui ma otsustasin investeerida endasse, võtta endasse mentori, hakkasin ma ka rohkem edasi liikuma. Nii et selline mõte sulle siia esimese loona. Ja ma ei tea, kas sa kuulad, aga mu 4-aastane poeg hõikab siin mind. Nii et väga-väga ilusat 2026 aasta 2 nädalat, aga siis meie lugude põhjal oli see siis esimene lugu. Tšau!